Ja viimane asi on lingid. Lingid on siis nagu veebiväline asi, mida te peate läbi rääkima teiste inimestega. Ja linkide iva on selles, et iga viide teie lehele internetis ütleb otsingumootorile, et see keegi arvas, et teie leht on midagi väärt. Ja mida rohkem linke tuleb teie lehele, seda rohkem Google ja neti arvavad, et teie veeb on väärt. Ja see tähendab seda, et linkide hankimine partneritelt, erialakeskkondadest, kust iganes, blogidest, kohtadest, kus teie kliendid näiteks foorumis suhtlevad. Selline linkide hankimine peaks olema turunduses igapäevatöö. Ma ei pea silmas seda, et tähendab, kui te hakkate korra linke hankima, siis te saate aru, et öelda, et 10 linki päevas on võimatu. Aga ütleme näiteks panna turundusele ülesandeks hankida 5 linki nädalas võiks olla selline mõistlik plaan. Nii, ja nüüd ma võtan väikselt kokku, et mis ma rääkisin. Kõigepealt paneme eesmärgi paika, et mitu krooni me saada tahame, siis vaatame, mis sisu me selleks inimestele andma peame, et need kroonid kohale tooks. Tiitlit paneme külge, siis otsingumootorid armastavad meid. Ja edasi on kontakt, et kui inimesed tahavad meile helistada ja meiega suhelda, siis nad saavad seda hästi lihtsalt teha. Kellad ja viled jätame üldiselt ära, aga kui on põhjendatud, siis võib-olla võib kasutada. Navigatsioon peab lihtne olema, inimestele tuleb öelda, et osta kohe. Vormid selle kohe ostmise jaoks peavad olema hästi lihtsad, statistika peab küljes olema ja kõik peaksid teile linkima. Ja see ongi nüüd jube kiirelt see, mis ma öelda tahtsin. Aitäh! Üks soovitus on see, et teil on päris palju inimesi koos, et enne kui te ära lahete, siis vahetage linke, et saate siit juba neid juurde. Nüüd niikaua, kui me hakkame ühendama, siia võib tulla juba ühendama, järgmist ettekannet, mis näitab siis Cannes Lionsi võidutöid, niikaua me saame Priiduga juttu rääkida ja kas kellelgi on küsimusi, siis tehke seda, küsige. Hästi. Tähendab, meil on endal veebis blogi olemas ja üldiselt me soovitame ka, aga blogide puhul tuleb see sama Uusmaa case välja, et seda on jube raske teha, et inimesed kirjutama saada. Aga kas sa oskad sellist nõu anda, et ma siin ise hakkasin ka blogi pidama ja siis ma pean tunnistama, jäin sellega jänni. Ja ma arvan, et sama emotsioon on paljudel teistel olnud, et see on pagana raske töö. Et kui blogi pidada, siis mis sa arvad, kui sagedasti peaks sinna neid värskeid postitusi panema, et seda veel ikka blogiks nimetada saab? No ma arvan, et mingi nädalas võiks ühe panna. Oletame, et sa oled üksi teed seda, siis nädalas 1. Aga kui sul on rohkem inimesi, siis kui igalt ühelt tuleb nädalas 1, siis juba hakkab täitsa jumetama. Ütleme, Dreamgrow'st natuke nii palju, et kunagi oli selline ettevõte, või siiamaani on nagu Sevenline, Dreamgrow on siis tema järglane. Ja Sevenline'i tehes ma mõtlesin just puhtalt Sevenline'i promo jaoks teha internetiturundusblogi ja ma võtsin eesmärgiks postitada iga tööpäev 1 postitus. Ja ma panin selleks endale mingi aja, mis tavaliselt oli 3-4 vahel. Selleks ajaks ma olin ringi surfanud, mul oli mingid ideid tekkinud päeva jooksul, mul oli võib-olla mingi kliendi küsimused üles tulnud ja iga kord, kui ma postitasin, üldiselt ma üritasin ikkagi nii teha, et kui see postitus keegi loeb, või ütleme, turundusinimene loeb, et tal siis sellest mingi kasu ikka on. Et mingit päris läbu ei saa ka panna, see on ka oluline, kvaliteet oleks. Lihtne öelda, raske teha, aga need, kes seda hästi teevad, siis neil muidugi tasub see asi ilmselt ära küll. Kas vahepeal keegi tahab saalist veel midagi küsida, sest ma vaatan, et tehnika mehed veel toimetavad, et kasutame siis aega kasulikult. Ja Kuule, ma peast ei oska öelda selles suhtes, et kui see blogi on sevenline.ee /blog, siis võib sealt nagu välja otsida. Kunagi ma mingit statistikat tegin, et mingil hetkel, ma ei mäleta, kas 200 postituse pealt, praegu on seal natuke üle 500 postituse, aga kuskil 200 postituse pealt oli tegelikult niimoodi, et oli mingi 1,07 või midagi taolist päevas. Et päris, nüüd ta on maha jäänud, sest et blogin Dreamgrow's põhiliselt. Veel küsimusi saalist?
minul on üks statistikakohane küsimus ja ma täna vaatasin ka ettekannetest jooksis see statistika pool päris palju läbi. Ja mulle tundus, et nagu totaalselt aetakse segamini sellised asjad nagu visits ja visitors, ehk siis külastused ja külastajad. Ja noh, päris, ma ei hakka nüüd otseselt kellelegi näpuga näitama, aga mul jäi mulje, et see oli nagu täiesti pea peale pööratud ja räägiti ühest asjast ja teisest asjast ja läbi segi ja et mis see sinu vaade sellele asjale on, et kuidas seda nagu seda statistikaga manipuleerimist natuke korrastada? No põhimõtteliselt me siin oleme arutanud ka igasuguste internetiturunduse inimestega täna, et äkki peaks tegema mingi wiki, kus on kirjas, mida mingi asi tähendab. Aga see visits ja visitors on siis see, et iga arvutisse loginud inimene, et kui sa logid sisse oma kasutaja nimega, siis see on üks visitor. Kui sa logid kodust sisse, siis see on teine visitor. Aga sina oma visitoriga võid teha kodust esimese külastuse ehk visiti ja kui sa õhtul töölt tuled ja lähed uuesti arvutisse, siis sa teed teise visiti. Et visitor on laias laastus juba inimene, mitte enam arvuti, vaid pigem kasutaja konto arvutis. Ja visit on siis see, et mitu korda ta kuskil käib. Ja loodame, et sellega saab siis natukene tulevikus, ühesõnaga kui keegi teile hakkab sellel teemal ka mingit häma ajama, siis küsigi otse välja, et mida siis silmas peetakse, et minu arust on see üks selline väga segane koht. Veel küsimusi? Ma kahjuks need kiirustasin siit, sealt oli. Jah. See Audi presentatsioonis ma vaatasin, oli ka see otsing kodulehel ja üldiselt mina ise olen see inimene, kes nagu kasutab seda. Aga ma ei tea tegelikult päris, kui suur protsent veebikasutajatest kasutab otsingut. Aga mul kuskil praegu tuksub see mingi number, ma ei tea, kus see tuleb, aga see on väike, et vähemalt praegu on väike, mingites 10-20% suurusjärgus. Et minu arust inimesed väga naljalt ei roni sinna otsingukasti. Tähendab, seda võib soodustada disainiga, et me suuname ta kuidagi sinna või mingit moodi. Aga ütleme, kui me teeme lihtsalt veebi, paneme sinna otsingukasti, siis see protsent on vist suhteliselt madal. Aga seda vist võib Erki käest küsida. Nii, meil on veel ja seal käsi tõusis. Jaa, tähendab. Et küsimus, et kui pikad tekstid võiksid veebis olla? Seal on 2 vastust sellele küsimusele. Esimene vastus on turunduslik vastus, et tekst peab olema nii pikk, et ta ütleb inimesele ära või veenata ära, ütleme nii. Aga tegelikult on otsingumootori vastus ka. Ja see on suhteliselt hirmu äratav. See tähendab seda, et see on kuskil 300 sõna. Ja see on siis see, mida Google armastab. Et tuleb tunnistada, et ega ma ise ka ei järgi seda täiesti niimoodi. Kui ma peaksin mingit lehte spetsiaalselt mingi asja jaoks optimeerima, siis me pigistaks sinna see 300-500 sõna sisse. Seal on veel mingid sellised näitajad nagu märksõna tihedus, mis võiks olla 1-3%, aga esmalt tuleb ikka mõelda sellele, et see tekst oleks turunduslikult söödav ja siis vaadata, kui palju teda nagu pikemaks saab pumbata, sest üldiselt see pikemaks pumpamine läheb ju tegelikult sellise haibi ja jama arvelt. Ja samas, kui sa seda juurde paned, siis teksti müüvus jälle langeb või efekt langeb. Et see on niisugune dilemma, et ühelt poolt kuskil veebis on selline koht, et Google on erakordselt lihtne sait, meil on seal 1 aken, 2 nuppu ja that's it. Et milline oleks Google'i leht siis, kui Google peaks optimeerima oma lehte Google'ile. Et see on jube. Et natukene tuleb nendele otsingumootoritele mõelda, aga ikka kasutaja on, eriti kui teil on muu eelarve ka, et ei ole ainult veebis, EMT ja mis iganes, et teil on võimalik muudes kanalites kui otsingumootorites sinna inimesi suunata, siis on ikka peamine fookus selle teksti müüvusel.
aitäh, Priit, nüüd